väga hea tunne on siin ees seista, sest väga palju tuttavaid nägusid on saalis ja see teema, mis ma välja valisin tänaseks hommikuks ettevõtte riigi konkurentsivõime tuleb tegelikult sellest, et ma olen viimased 10 aastat tegelenud, nagu Ester ütles, ettevõtete juhatuste strateegilise nõustamisega ja järjest mida aastad edasi, seda rohkem mul tekib sisemine selline dilemma või ühelt poolt nagu mingi arusaamine, et kui peaminister ütleb, et Eesti ettevõtete tootlikkus ja konkurentsivõime on madal ja kui me vaatame, et mis see olukord siis tegelikult on, siis tekib see küsimus, et milles see probleem on. Et kas ei osata juhtida, kas ei tunta juhtimise tööriistu või on kuskil mujal see probleem. Ja nüüd, kui seda reaalset elu vaadata, siis pigem ma näen seda, et juhtimistööriistu tuntakse väga hästi. Järelikult on probleem kuskil mujal ja see küsimus tegelikult, nagu Ester ka mainis, et jaanuarist EBS-is doktorant, et see on nagu nii palju mind köitnud ja siia sisse nüüd tõmmanud, et ma pigem nii väga ei räägi teile lahendusi, kui jagaks enda mõtteid sellel teemal, kuidas ma ise nendest asjadest nagu mõelnud olen. Ja prooviks sisse minema muutima, et see ettevõte ja riik on siin teemas väga selgelt omavahel nagu seotud. Ma tegelikult räägin päris palju läbi ettevõtte prismaga, seda riiki tuleb kogu aeg sinna nagu sisse tegelikult. Ja selleks nagu öeldaks, et ausalt asi ära rääkida, tuleb alustada päris algusest, eks ju, ja küsimus ju tegelikult on selles, et kui me räägime konkurentsivõimest, siis me saame väga selgelt aru, et kõigile ei jagu. Ja teiselt poolt ongi see, et kui me vaatame, kuidas ökosüsteemid on üles ehitatud, miks need miljonid seemnerakud ikkagi nii meeletult võidu teevad, et esimesena munarakuni jõuda, siis me saame aru, et teise koha preemia ei ole väga palju väärt, eks ju. Ja täpselt see sama põhimõte ju juhib absoluutselt kõiki eluvaldkondi, mitte mingit vahet ei ole. Ja see konkurents viib ju kohe automaatselt selle teise poole, et kui on konkurents, siis kuidas mitte ilma jääda, peab olema mingi konkurentsivõime. Ja see kõigile ei jägu ja see konkurentsivõime teiselt poolt tegelikult ju seisneb selles, et peab olema mingi tahe, siis peab olema mingi potentsiaal ja siis peab olema suutlikkus seda potentsiaali rakendada. Ehk see, kui me nüüd võtame ühe ettevõtte või ühe riigi, siis tegelikult nagu see valem on suhteliselt keeruline ja jällegi vaadata, kus see konkurentsivõime ja tootlikkus tekib, või kus kohast ta võib nagu läbi näppuda pudeleda, siis neid kohti on ju tegelikult 3. Kas me nagu mõtleme õiges suunas või mis see potentsiaal üldse on või kas me suudame pärast selle väga geniaalse idee ära teha. Nagu kas või selle sama ükskõi töökojaga, eks, et tahe võib olla väga hea. Nüüd on küsimus, et mis see potentsiaal on taga ja kas nad suudavad selle ära teha, aga see on nagu väga hea tegevus. Ehk siit kuskilt hakkab nüüd see küsimus nagu hargnema ja väga hea on vaadata natuke nagu reaalsel elu otsa, et kui me vaatame EAS-i viimast juhtimisvaldkonna uuringut, siis siit hakkab juba mingisugune arusaamine välja kooruma. Et siis tulles tagasi selle juurde, et milline see tahe ja mis see nagu selline mõttelaad üldse kuskil kuklas on siis, et kui me vaatame siis, mis siit 2010 viidis uuring läbi, aga see on viimane värskemalt ei ole EAS-il olemas. Ja see ütleb meile tegelikult seda, et siin ongi, et plaan puudub, plaani pikkus kuni 1 aasta, kuni 3 aastat, enam kui 3 aastat. Et kui nüüd vaadata, mida need värvid nagu tähendavad, siis see üleminaks näitab siis, millega ei tegeleta ja see aluminats näitab pigem seda, millega siis tegeletakse. Ja mis siit nagu välja koorub on see, et rahvusvahelistumise plaan põhimõtteliselt väga ei mõelda selle peale. Ja ekspordiplaani peale väga palju ei mõelda. Ja ütleme, et kui võib-olla nüüd teisi otsa, siis põhitegevuse plaan, finantsplaan, siis tegelikult viitab sellele, et ettevõtted tegelevad selle jooksva tegevusega, millega need iga päev nagu seotud on. Et nad on nii palju rakkes tegelikult asjade ära tegemisega, nad proovivad pigem seda kõik asja rakendada, aga väga sageli võib olla see, et see suund, kuhu joostakse ja püütakse väga kiiresti joosta, ei pruugi nagu väga nagu õige olla. Et see on tegelikult päris hea hinnang ja ütleme, et selle tagant nüüd peaks jällegi nagu natuke laiemalt vaatama, mida siis riigi institutsioonid teevad selleks, et seda konkurentsivõimet parandada või seda olukorda parandada. Ja siis minu arust ei ole see olukord väga hea siin, et kui me vaatame kas EAS-i nagu enda programme, siis pigem nagu proovitakse mingite
tehniliste tööriistadega seda tootlikkust parandada, kuidas me saame tootlikkust ühes ettevõttes üles tõmmata, aga see pigem nagu jookseb uuesti tagasi selle juurde, et kui me seda põhitegevust hirmsalt proovime parandada, siis see tegelikult ikkagi kuskilt maalt tuleb nii-öelda piir ette, et selleks, et nagu järgmisse liigasse hüpata, sa pead asju tegema täiesti teistmoodi. Ja see on nagu hästi põnev. Nüüd, kui proovida siis kokku võtta seda juhtimisvaldkonna uuringu mõtet ja seda olukorda, mis siis tänasest välja paistab, on see, et minu enda selline tunnetus on see, et küsimus ei ole mitte nagu tehnilistes oskustes, vaid just nimelt selles ambitsiooni tasemes. Ehk mis on nagu ettevõtjate, mis on juhtide ambitsiooni tasem, kuidas nad nagu mõtlevad. Et see sama küsimus, et rahvusvahelistumise plaani ei ole, ekspordiplaani ei ole, et seda ambitsiooni võib võtta nii-öelda geograafilise väljakutsena, aga seda automaatselt tuleb võtta ka kui, ütleme siis sellist kvalitatiivset väljakutset, et kui võimsaks või kui konkurentsivõimeliseks ma ühte organisatsiooni tahan arendada. Sest lõppkokkuvõttes see ettevõtte konkurentsivõime peab tulenema ju sellest vajadusest, et mida me tahame saavutada. Et kui me tahame olla Eesti parim, siis meil põhimõtteliselt peab olema Eesti parim meeskond, meil peab olema Eesti parim organisatsioon, sest sealt tekib see suutlikkus. Või kui me ütleme, me tahame olla oma valdkonna parimad, siis meil peab olema oma valdkonnas parim organisatsioon. Või kui me tahame olla üleüldse maailma kõige paremad, siis meil peab olema maailma kõige parem organisatsioon. Ja nüüd ongi see küsimus, et see hakkab sellest ambitsioonist nagu peale. Ja kui nüüd hüpata kõikidest teemadest nagu kohe lõppu, siis ma arvan, et siin ongi see küsimus, et mis tuleb nagu lahendada. Et miks meie juhtide ettevõtete ambitsiooni tase nii madal on. Aga jah, et siis tegelikult ma ei väida seda, et põhitegevuse plaani ei pea olema või et finantsplaneerimist ei pea olema, aga ma pigem ütleks niimoodi, et see on nagu pilet turule, ilma sellelt ei saa nagu nii mitte midagi teha. Aga see ei vii meid nagu eriti kuhugile. Kui me vaatame, kuidas siis see planeerimine toimub, siis planeerimine iseenesest toimub ka nagu finants- ja mineviku numbrite pikendamisel tulevikku. Tegelikult ei küsita seda, et aga mismoodi ühiskond muutub, mismoodi elulaad muutub ja jällegi need samad kihid, eks ju, Eesti, Euroopa, maailm, et need kõik kihid ju toimetavad ju mingis omas nagu dünaamikas. Ja see omakorda annab meile nagu tagasi selle sõnumi, et me oleme nagu sellises kiinlises ringis, et me nagu proovime kogu aegselt nagu läbi murda nagu selle info ja teadmise baasi, mis me täna olemas on. Aga kui me võtame jällegi, et kui me küsime, et miks täna siis kaitse, ütleme siis nagu sõjandusliku poole pealt, et miks nagu koalitsiooniväed küll võidavad lahinguid Afganistanis, aga miks seda sõda nii raske võita on. Me näeme tegelikult seda, et on asju, mida teatakse, et ütleme nii, et on asju, mida me teame, et me teame, ja on asju, mida me teame, et me ei tea. Ja sellega tegelikult nagu väga palju mängu piirdubki, aga ei mõelda selle peale, et mida ei tea, et tead, või mida sa tead, mida sa ei tea, et sa ei tea. Ehk läheb nagu liiga keeruliseks, aga seal on põhimõtteliselt need väljakutsed. Eks sa pead hüppama sellest infoväljast välja ja proovima sealt nagu lahti muukida seda nagu planeerimist ja jällegi küsimus, eks, et aga mis peaks olema see päästik, mis nagu ühe juhi või ettevõtja lükkab sellest nagu olemasolevast ringist välja. Ja kui siit nüüd edasi mõelda, siis kui vaadata natuke organisatsiooniteooriat, ütleme sellist strateegia, üks metoodilisemat käsitlus, siis meil on kaks head püramiidi, mis kolmnurka, mis meil on appi tulevad. Et laias plaanis, ütleme, kui me räägime üldse strateegiast, siis meil on korporatiivstrateegia, mis ütleb, et kui suureks see ettevõte peaks kasvama, millistel turgudel, mis nad tegutsema. See on keskmine äristrateegia, kus üks ettevõte peaks olema konkurentsivõimeline ja siis nii-öelda igapäevane jooksutamine selles organisatsioonis, kus siis peaks see efektiivsus tekkima. Ja nagu see on, et see ülemine tegeleb nagu pikema vaatega, olumine tegeleb lühema vaatega. Ja nüüd kui vaatame teist püramiidi, mis on tagurpidi, siis siin on ühiskond, organisatsioon, kuidas see organisatsioon selle ühiskonnaga suhestub ja allpool on siis grupp ja töötajad, eks ju. Ja nüüd tegelikult kui seda pilti ja seda EAS-i uuringut nagu kokku panna, siis need jooksevad nagu kokku just nimelt sellest, et see alumine punane osa on see, millega nagu kõik ettevõtjad juhid tegelevad. Ma räägin nagu dominantidest, eks ju. Et see ei ole nagu absoluutne, aga pigem nagu tegeletakse selle alumise otsaga ja selle ülemise otsaga ei tegeleta. Ja siit me jõuame uuesti nagu sellele, et me võime siin alul proovida nagu ülimalt efektiivselt olla seda tootlikkust nagu mingisuguses ühikus nagu timmida. Aga põhimõtteliselt see liiga on nagu ebapiisav selleks, et kuskilt päriselt nagu läbi murda.
Ja see on nagu väga põnev. Ja juhtimise käsitlused ka, eks see sama mikro ja makro osa seal. Ja see on nagu see küsimus, kui me vaatame Eesti ettevõtteid ja mõtleme, et miks siis neil nägu läheb niimoodi nagu läheb. Et küsimus ongi selles, et kuhu see ühiskond läheb, mis need tõusnud õhuvoolud, kuhu peale tegelikult nutikalt istutad oma ettevõtte ja kuidas seda nagu üles lasta kanda tegelikult. Nii, ja see viib tegelikult meid selleni, et kogu see kolmkordade maailm läheb natuke edasi, et mis on see omaniku tahe ja ambitsiooni tase. Tegelikult hakkab see siit peale, meil on alati mingi objektiivne kontekst. Meil on oma loogika, kuidas see ettevõtte toimetab ja lõpuks see läheb tagasi selle juurde, et mida omaniku tahab, mis on omaniku peas. Ehk see, kuidas omanikud asjadest aru saavad, see määrab ära selle, milliseid juhte nad endale palkavad, see määrab ära selle ambitsiooni taseme, mida tegelikult püüdma hakatakse. Ja kui need asjad on paigas, siis kõik see, mis on kolmkordade siin all toimub, see on nagu selline tehniline tulemus suurem määral. Loomulikult on vaja seda timmida, loomulikult on vaja seal nagu väga palju nutikaid asju teha nii iga päev. Aga kõik hakkab see tuleb peale. Ja nii kui me muudame selle omaniku tahte ära, siis hakkavad kõik järgmised asjad muutuma. Ja see on nagu küsimus, et kui me vaatame, mis üks ettevõte siis on edukas, miks teine ei ole edukas või üks on suurem kui teine, siis see tegelikult viib lõpuks tagasi selleni, mis selle omanike peas toimub tegelikult. Ja see on hästi põnev. Ja see määrab tegelikult minu arust kõige rohkem seda konkurentsivõimet ja seda tootlikkust. Ja see just nimelt nagu on ka selles maates väga tähtis, et meil on Eesti kontekst. Kontekst on ülimalt oluline, konteksti mõistmine, kellega me tegelikult nagu võistleme ja mille nimel me nagu võistleme. Et see kontekst nagu on väga-väga oluline. Ma pärast näitan paari näidet, võtan nüüd kodulehekülje vaatasin. Ja see on hästi huvitav vaadata, kuidas osad ettevõtted täiesti mentaalselt nagu on positsioneerinud ennast globaalsele turule, Eesti ettevõtted. Nende kodulehekülje peal ei ole isegi valikut eesti keel näiteks. Väga huvitav, Eesti ettevõtted, nende üldse ei ole põhimõtteliselt nagu nii seostatud. Ja kui natukene nüüd tõmmata paralleeli spordiga võib-olla, siis see on minu üks lemmik näited, et mida siis nagu Eesti ettevõtjad nagu teevad, et kas nad nagu hüppavad kõrgust või nad hüppavad karjapassi. Et kui vaadata, mis siis tegelikult nagu toimub, on ju see, et kõrgushüpp on hea, see ei ole ühtegi füüsilist takistust, mitte ühtegi füüsilist takistust. Kui nad vaatavad karjapassi hüppama ja täna hüppavad see kloppi, kui me vaatame, kuidas kõrgus on nagu muutunud, siis me näeme täpselt seda sama asja, et kui me nagu selle olemasoleva mudeli sees proovime seda kõrgust saavutada, siis seda on võimalik kuhugile maale timmida. Kuskilt maalt lihtsalt nagu sellise mudeliga ei ole võimalik enam edasi hüpata, eks. Ja see nüüd viib tagasi selle küsimuse juurde, et mida me teeme, kas me hüppame kõrgust või me hüppame karjapassi. Ja kõige suurem häda on selles, et kõik mõtlevad, et nad hüppavad kõrgust, nad tegelikult hüppavad karjapassi. Et see on nagu hea näide just sellepärast, et tegelikult on enamus sellest teemast meie peas. Me ise kujutame ette, mis on võimalik ja mis ei ole võimalik. See on hästi põnev. Kui vaadata natuke neid juhtimistööriistu, siis see nüüd ei ole kõige värskem uuring, aga see on päris hea pilt, kus on vaadatud nagu maailma selliseid suuremate, edukamate ettevõtete sellised milliseid juhtimistööriistu kasutatakse ja kuidas see rahulolu on, et neid punkte on nagu väga-väga palju. Ja see tegelikult, mida ma selle pildiga öelda tahan, on see, et selleks, et hüpata sellest kontekstist välja või suuta sellest kontekstist välja mõelda, selleks, kui me oleme ise juhid või omanikud ja meile ju keegi ei ütle, et võt selle tööriistaga sa saad selle lahendi kätte. Tegelikult on see seos selle ambitsiooni, selle konteksti ja nende tööriistade vahel nagu selles mõttes nagu olemas, et mida ebatraditsioonilisemat lahendit me tahame, seda vähem me saame kasutada ühte konkreetset konventsionaalset klassikalist tööriista. Aga samas on jälle väga põnev, et kui nagu vaadata üldse strateegiast, siis minu arust strateegia valdkond on selline, et viimased 2000 aastat ei ole strateegilise juhtimise sees fundamentaalselt praktiliselt mitte midagi muutunud. Me läheme tagasi Sun Tzu juurde ja vaatame, mis olid nagu sõjapidamise põhialused, kuidas need läbi ökosüsteemi kirjeldati. Küsime, et kui palju neid on nagu pea peale pööratud, siis mina nagu ütleks, et mitte midagi ei ole pea peale keeratud.
et tegelikult on muutunud just nimelt nagu selle püramiidi need alumised otsad, see tehnika tegelikult, kus mingeid asju tehakse. Ja see nagu annab selle pildi, et me nii-öelda, kui me tahame seda läbimurret teha, siis tegelikult peaksime pilti tervikuna vaatama. Me ei saa noppida ühtegi asja siit üksinda nagu välja. Et peaks pilti vaatama ja tegelikult nagu mõistma, et mis meil tööristu vaja on tegelikult. Ja kui selline väike kokkuvõte siin nüüd vahepeal jälle teha, et siis minu jaoks ongi see loogika, et kui me tahame olla Eesti parimad, siis me peame ehitama endale Eesti parima organisatsiooni, Eesti parima võimekuse. Tegelikult räägime võimekusest, samas see tahe, potentsiaal ja suutlikus rakendada moodustabki mingisuguse võimekuse või selle konkurentsi võimekuse. Ja nii kui me hakkame seda ambitsiooni nagu laiendama, nii me kohe nagu see ülesanne muutub. Tegelikult selle meeskonnaga tõenäoliselt ei löö seal läbi, me peame seal tegema mingisuguseid käike. Ja see on nagu keeruline. Ma mõtlesin, et ma näitan täna ühe filmi siit, mis on minu selline absoluutne lemmik jällegi, on võidus, aetame selle. See räägib nii palju ise enda, et ma panen seda lihtsalt käima ja pärast kommenteerida. See on selline 3 minutit. Minu jaoks jookseb ainult üks hästi lihtne lause välja, et on ilmselge, et me sõidame võidu oma konkurentidega turul. Tegelikult me võistleme ise enda ettekujutlusega enda peas võimalikkuse suhtes, mis on võimalik, mis ei ole, kui palju on võimalik, kui palju ei ole. Ja see tegelikult määrab selle, milline see põlemine, millega me ennast tegelikult seome, kui sügavalt ja kaua kestavad see tegelikult meid nagu köidab. Ja see omakorda on seotud selle ambitsiooni tasemega. Et väga raske on nagu ambitsiooni läti kuskile päriselt tõsta, kui see nagu ei köida, kui see ei põle selle mida. Ja see on seda hästi põnev. Kui nüüd keerata natukene lehte selle riigi poole, siis mis meil on arvanud selle teema nagu väga hea sellise objektiivse aluse asjadest edasi rääkida, just nagu see globaalne konkurentsivõime raport, mis siis tehakse üle maailma ja mille tulemusi on nagu põnev vaadata ettevõttega seoses just läbi selle, et see meetod laias laastus, et see konkurentsivõime indeks tekib siis lõpuks läbi selle, et me võtame ühe riigi, siis selle riigi ettevõtted tegutsevad üldiselt plaanis väärtusahela mudelis, kas siis sellise faktoripõhise lähenemisega, efektiivsuspõhise või selle innovatsioonipõhise lähenemisega. Ehk tegelikult nagu lõpuks me räägime küll riigist, aga me räägime tegelikult sellest, et mis on domineeriv ettevõtete nagu see mudel, millega kus kõige rohkem ettevõtteid nagu toimetatakse, millise mudeliga. Ja see viib meid nagu automaatselt kohe tagasi selle sama ettevõtte juurde ja selle juurde, et mis see väljakutse tegelikult on ja millega siis ettevõtted nagu tegevad. Ja väga lihtsustatud sõnum on tegelikult see, et mida me näeme, mida kõrgema konkurentsivõime indeks, seda rohkem on nende riikide ettevõtted toimetavad innovatsioonipõhise mudeliga. Et selline väga selge seos nagu. Ja nüüd kui me hakkame vaatama neid, siis Eesti positsioon iseenesest ei ole üldse halb, aga me ei ole seal ees. Tagasi uuesti selle, kui palju see teise koha aluliselt on nii väga väärt. Siin on nüüd palju tahtnud, ma tahtsin lihtsalt sellise pildi võimalik indikeerida lihtsalt siin, et Eesti on 34. kohal ja nüüd tegelikult need samad nagu see basic, efficiency ja innovation, need nagu vaadatakse kõikide riikide valguses nagu neid kolme mudelit ja see kokku positsioon siis tekib nagu selle peale, et Eesti nagu selle kõige primitiivsema mudeliga on kõige kõrgemal 26. kohal, efektiivsmudeli 31. ja selle innovatsioonipõhine 33. Et need vahed ei ole väga suured, aga põhimõtteliselt ikkagi ta nagu indikeerib seda, et meie ettevõtted on nagu suhteliselt nagu primitiivsed, eks ju. Nüüd, siin on veel nagu põnevaid näiteid, et kui vaatame ka Sahvit, eks ju, siis siin need numbrid lähevad nagu erisused lähevad väga suureks, eks ju, kui vaadata nagu naftariike, siis siin on ka huvitav, et Iisraeli puhul on nagu huvitav, on huvitav, eks ju, et 34,8, eks ju, see näitab seda, et nende majandus on nagu väga innovatsioonipõhine. Ja siin on nagu põnevaid asju. Kui nüüd minna siia ettevõtte teemasse nagu rohkem sisse ja mõeldaks tagasi üks väärtusahela mudel, siis puhtalt fundamentaalselt ütleb seda, et ühest toru otsast pannakse
basic faktorid sisse või need komponendid ja siit keegi maksab selle kinni, siis nagu küsimus ongi tegelikult selles, et kus kohas need ettevõtted selles ahelas algusest lõpuni, kus nad paiknevad, kus nende äri dominant nagu on. Ja enne kui me selle seose uuesti tagasi selle konkurentsivõime raportiga nagu teeme, on inimese aju väga hea näide siin. Et tegelikult inimese aju seletab nagu, kuidas see mudel töötab. Ta seletab just läbi selle, et kõik, mis jääb nagu vasakule, see on loogiline ja see on selline hästi ratsionaalne. Ja see tegeleb sellega, et meil on mingi kulustruktuur, et me proovime nagu võimalikult nagu väikeste kuludega saavutada mingit efekti põhimõtteliselt, eks, et odavate siseliitedega, et siis meil on mingi odav ressurss, millest iganes see väljendab. Ja need aju teine pool on siis emotsionaalne pool ja väärtsaarne mudelis on see küsimus selles, et tulumudelid ja marginaalid, ehk kuidas nagu muuta üks ressurss inimeste jaoks võimalikult väärtuslikuks, et nad tahaksid sellest, et nad oleksid valmis rohkem maksma tegelikult. Ja need on kaks poolt. Ja nüüd, kui me paneme selle konkurentsivõime raporti nagu pildi, siis ta jookseb üks-ühelt sellega kokku. Ehk see faktoripõhine on siis see, kes mängib nii-öelda võimalikult nagu odavate sisendkomponentide peale. Ehk kogu äri võti ongi see, et saaks võimalikult odavad sisendid, siis me teeme midagi, müüme selle maha, saame sealt marginaali ja ongi väga tore, eks ju. Siis efektiivsuspõhine mudel on see, et tehakse suhteliselt konventsionaalset äri, aga need mahud, mastaabid ja nende ütleme siis selle majandamise efektiivsus on väga hea. See, Eesti häda on see, et meil on suhteliselt väiksed, meil on väike turg ja kui me nagu jällegi tõmbame piiri ainult ümber Eesti ja proovime siin sees seda efektiivsust saavutada, siis siit tuleb väga välja, sellepärast, et ei ole mille pealt seda efektiivsust väga palju saavutada. Ta võib suhtarvuna hea olla, aga ütleme, et seda läbimurret nagu globaalses kontekstis on nagu võimatu saavutada. Ja see on innovatsioonipõhine. Ehk siis midagi, kus tehakse midagi nagu täiesti ebakonventsionaalselt. Mingisuguse nagu välja kujunenud arusaamadest totaalselt erinevad. Ja see tegelikult nagu näitab ära selle, et kus see ambitsioonitase ongi see. Küsimus ei ole ainult selles, et me ütleme ambitsioonitase numbris, vaid me peame ütlema ka nagu mõttes selle ambitsioonitase, kuhu me selle tahame panna. Et kui me mõtleme näiteks siin mõnele konkreetsele ettevõttele või mõnele sektorile, et sul on Eestis, mida on Eestis hästi palju? Meil on puitu väga palju. Ütleme see puiduvaldkond või puidusektor on iseenesest väga hea näideks. Et hakkame sealt peale keelutame, ütleme metsatööstus, metsaäri, eks ju. Võtame puud maha, kogume kokku, viime kuskile saagimisse, eks ju. Siis me ööveldame neid ja kui me vaatame ettevõtteid, kes siin tegutsevad, noppisin siin paar asja lihtsalt nagu näiteks välja. Üks ettevõte Lemex, Eesti kapitali põhine hirmus suur ettevõte. Iseenesest on nad ju Eesti kontekstis ülimalt edukad, et neil läheb väga-väga hästi. Aga kogu häda on selles, et nad tegelevad selle puiduga suhteliselt selles esimeses faasis. Nende mahud on lihtsalt nagu suhteliselt suured ja nad põhimõtteliselt ekspordivad ja nad saavutavad selle. Võib-olla ta on nagu sellise faktori efektiivsuspõhise kuskil nagu vahepeal. Palju põnevamaks läheb see, et me hüppame nagu selle valdkonna nagu või selle ahela teise otsa, siis sellest poleflorist on viimasel ajal hästi palju räägitud ja kui keegi vaatas siin üle-eelmist kapitali, siis sellest poleflorist oli hästi pikalt juttu. Aga ta on hea näide, et see ettevõte, kui te võtate kodulehekülje lahti, siis eesti keelt ja Eestit te siit ei leia ja põhimõtteliselt ettevõte tegutseb palmist. See näitab indikeerib tegelikult seda, et nad on võtnud sihikule tegelikult globaalse välja ja nad peavad selle globaalse välja konkurentsivõimelist olema. Nüüd, mis on selle asja sisuline võlu, on tegelikult see, et hästi lühidalt, mida nad teevad, on see, et ühel mehel tuli unistus, et kus on võimalik teha selline põrand, kus lauad ei ole sirged, ja mitte ka, et nad lõigatakse kõveraks, vaid et nii nagu see puidu muster jookseb, et see põrand hakkab samamoodi jooksma. Ja kogu võti on tegelikult selles, et kui nagu käsitööna seda teha, siis see on ülimalt töömahukas, et seda nagu leidma neid laudu, mis siis omavahel nagu musteriliselt sobivad, eks. Nüüd, nende ambitsioon oli see, et see võiks olla nagu masstootmine. Järelikult tekkis küsimus, et kuidas seda lahendada. Ja mida nad tegid on see, et Tehnikaülikooliga koos nad on töötanud välja sellise tarkvara, et põhimõtteliselt kõik lauad jooksevad läbi ühe skanneri
et see muster salvestatakse ja kogu võti on tegelikult selles, et tarkvara hakkab otsima nende erinevate laudade sobivust. Ehk inimesed või teevad masinateks. Ja nüüd lõpuks viib see tegelikult selleni, et kui see põrand maha müüakse, siis me peame küsima, et kui suur on puidu osakaal selle lõpptoodetud kauba hinnast. Ja kui me võrdleme seda Lemeksi ärimudelit või võtame Eesti puitmaja ärimudelit, me müüme ära puitmaja, kuskile Norrasse, mida kõik käivad Eestis, ja küsime, et kui palju on nagu selles lõpptoote hinnas nagu maja osakaal ja kui palju on, no mõtleme selle puidu osakaal maja. Ja siin põrandasse puidu osakaal, siis me tegelikult näeme, et see viibki nagu tagasi selleni, et see faktoripõhine, efektiivsuspõhine, innovatsioonipõhine. Kui palju seda mõtet on selle toote hinnas ja kui palju nagu seda füüsilist nagu kaupa. Veel on siin nagu palju räägitud, et on meil üks ettevõte, kes tegeleb lumesaatega, et ta on tuntumise. Ja tegelikult täpselt sama lugu, nendel on siin nagu eestikeelne valik ka koduleheküljel olemas. Aga jällegi, pilk on välja ja see, mida nad teevad, on tegelikult see, et nad panevad insener-tehnilist mõtet selle metalli sisse. Nad tegelikult ei tooda seda metallist sahka, et nad põhimõtteliselt mõtlevad välja, milline see sahk peaks olema ja selle mõtte osakaal selle saha hinnas on tegelikult väga suure osakaaluga. Et jällegi väga hea näide ja põhimõtteliselt siis see, et kuidas enne abil need sahad lõpuks on toodavad, mis nad teevad need ise või keegi aitab neile allhanke korras teha, eks ju. See on ka väga oluline, et need kvaliteedinõuded ja kõik oleks tagatud. Aga jällegi küsimus on selles, et mis on materjali osakaal müüdud kauba hinnas ja mis on mõtte osakaal, mis on nagu täiesti nagu proportsioonist mõtte kasutuseks. Ja ma mõtlesin, et jällegi, kui siin väga klassikalisi näiteid tuli, siis mis võiks olla selline efektiivsusmudeli ideaalne näide, mida me kõik tunneme, et on Ryan Aira tegelikult. Et ta ju ei tee iseenesest mitte midagi totaalselt uut moodi. Ta lendab täiesti tavaliste lennukitega, ta maandub lennuväljadel ja see, mis see lennukis toimub, on ka kõik väga tavaline. Ainult, et see muster on erinev ja need lennukid on väga suured ja kogu see mudel ehitataksegi üles selle efektiivsuse peale. Ehk siis tegelikult see efektiivsus annab selle marginaalikuks. Ja sellised näited on nagu põnevad. Kui nüüd siit veel siis mõned sammud edasi teha, et jällegi, kus kohas nagu faasid tegelikult on, siis ole jällegi objektiivne ja et mitte nagu jutust ei jääks nagu väga selline pessimistlik nagu alandamine, et siis ega me nagu või kus me siis oleme? Me oleme tegelikult nagu teise ja kolmanda faasi vahel, kuskil selle koha, ei ole väga halb, aga ei ole midagi väga hea. Me vaatame, kes siin taga on. Ja jällegi sellest raportist ütleme visuaalne pilt, et kus me siis oleme, me oleme sellised kollased, et mida punasem seda konkurentsivõimelisem, et positsioon ei ole halb, aga tegelikult ongi see küsimus, et mida see tähendab, kas klaas on pool tühi või pool täis, kus see meie enda ambitsiooni nagu vedu tegelikult nagu tuha. Ja põhimõtteliselt on küsimus, et tulles tagasi riik ja ettevõte, et kas riik üldse saab midagi teha ja kui ta saab, mis asjad siis tegelikult peaks nagu olema. Et need valikuid iseenesest ju ei ole, need ei ole liiga keerulised ja need ei ole üldse liiga palju, mida ja kuidas võiks toimetada. Ja ühe näite jällegi suhteliselt klassikaline iPodi osas, et kuidas väärtusahela mudel lõpuks siis nagu majanduslikult võiks nagu välja näha, et meil on, kui me võtame Elcoteki või siis need Ericssoni koostöö tehased, mis meil siin on. Sisuliselt samasugune äri, et me vaatame, kui palju ühe kauba hinnast, millist osakaalu nagu on, et siis see assembly on nagu $7, see on nagu väga vähe. Et see nagu jällegi iseloomustab seda, kui me vaatame, mis ettevõtted meil on ja millega me tegelikult tegelevad. Seda nobedad näpud nagu väga palju seda mõtet selle toote lõpphinnale nagu ei lisa. Et see nagu näitab, ja see sama nagu see marginal brand ärimudel, see kinnitab tegelikult jällegi seda, et see on nagu see tegelikult lahend, kuhu suunas me peaksime suutma minna. Ehk see, kui me proovime selle lean production'i Elcotekis nagu saavutada, see on küll nagu must, aga sellega me tegelikult seda ülesannet ei lahenda mitte kunagi. See on see sõnum.
ja võib-olla siis kokkuvõtteks, et mina olen kõige murelikum isiklikult selles osas just, mis mu kogemus näitab ettevõtetega, et see ambitsioonitase on liiga madal ja meil ei ole mitte ühtegi takistus, see plahvatus peab nagu meie enda seest nagu tulema. Et suuremates ettevõtetes, väiksemates ettevõtetes plahvatus peab tulema seest ja kui seda plahvatust ei tule, siis tegelikult mitte midagi ei juhtugi, me jäämegi tegelikult tegema seda, mida me teeme, mis ei ole halb, aga me oleme täiesti keskpärased. Ja see määrab nagu ka ära selle, et üks on see, et absoluutnumbri määrab ära, teiselt poolt ta määrab ära ka selle konkurentsivõime ja tootlikkuse selle piirikus, et mis liigas me mängime, me ei suuda seda liigat nagu muuta. Ja murekoht võib-olla ongi just see isoleeritud, me nagu vaatame nagu väga isoleeritud, et meil on nüüd nagu see tükk, proovime selle korda teha, siis võtame teise tüki kõrvale, proovime selle korda teha. Aga tegelikult on vaja kontseptuaalselt nagu käsitlust kogu sellest, et kuhu me selle ettevõttega või kuhu me nagu mingite sektoritega, kuhu me selle riigi majandusega tegelikult minna tahame. Nii, mu selline väike ekskursioon enda mõtteradadel sai läbi ja ma arvan, et ma võiks panen siia mõne pildi taustal, et kasutada seda aega, mis meil siin on, võib-olla nagu asjad üle arutada, et mis mõtted ja tunded tekkisid ja võib-olla mis kogemused ja näited võib-olla või kuskilt kellegi nagu ennal. Mis mõtted siis on, kuidas viia uuele teele, isegi uue tee algusesse? Kes peaks vedama? Mul on enda seisukoht nagu kaks vaadet siin taga. Üks on see, et pigem olen nagu selline liberaalse nagu mõttekäigu esindaja, eks ju, et mis siin nagu väljendab tegelikult nagu eelkõige selles, et kui me vaatame tegelikult mis on põnev on see, kui me vaatame Eesti ettevõtted, me ütleme, et meil on väiksed, Eesti on väike, meil on pigem väiksed ja keskmised ettevõtted, meil ei ole väga suuri ettevõtted. Nüüd kui me vaatame näiteks Saksamaad, tegelikult me näeme seda, et Saksamaa SKP-st väiksed ja keskmised ettevõtted annavad 80%, eks ju. See on väga põnev, ja see tähendab seda, et me tegelikult võiksime vaadata, mis seal Saksamaal siis nagu toimub või. Aga mis selle taga on minu arust üks selline jällegi mitte väga selline teaduslik mõttekäik, aga see mõttekäik, et kui te vaatate ökosüsteemi, siis murda tohib toidu pärast. Kui kõht on täis, ei see murda. Kui me vaatame neid ettevõtteid, siis mida see tähendab on see, et need samad väiksed ja keskmised ettevõtted nad on ikkagi suhteliselt niisugused nagu pigem pereettevõtte tüüpi ettevõtted, et nad ei pruugi kuuluda ainult mitte ühele perele ja mitte see nagu edasikandmise mõte, vaid mingisugused tutvusringkonnad, mingid sõbrad, mingid klubid nagu teevad seda. Ja ühel hetkel läheb nagu nii hästi, et kõht on täis. See ratas mõttes see paralleel, kõht on täis, enam ei ole vaja murda. Ja mis juhtub on see, et tegelikult nagu see ambitsioonilatt jääbki kohe sinna täis, rohkem ei ole vaja. Sest iga järgmine käik toob ju riske kaasa. Järsku ma kaotan selle mõnusa täiskõhu nagu seisundi ära. Ja see on minu arust nagu hästi nagu huvitav nagu küsimus. Ja see läheb nagu tagasi sellega, mis ma enne mainisin, et mis on see, mis meid võimalikult sügavalt ja kauakestvalt köidab. Et kui te mõtlete spordi peale, või mõtlete näiteks muusikute või mingite artistide peale, siis nad loomulikult nad teevad asju ka raha pärast, aga põhimõtteliselt, kui me küsime, et miks Madonna nii kaua laval on, sellepärast, et ta on raha pärast seda vaja teha, et ta tegelikult ju see teema nagu köidatada sügavalt ja kauakestvalt. Ja see on nagu see küsimus just, et minu jaoks, mis nagu nende omanike ja juhtide peades ikkagi toimub, et mis asi see käivitaja nagu tegelikult on, millega nad nagu ennast seovad ja veel keerulisem küsimus, et kui see olukord on nüüd selline, nagu see olukorra kirjeldus on, et kuidas siit nagu välja murda. Ja siit on nüüd see suund nagu sinna Saksamaa poole, et ma ei tea, mida nad teevad. Ma ei tea, kuidas me näeme objektiivselt ainult seda, et see ettevõtluse ajalugu on Eestiga võrreldes lihtsalt palju pikem. Kuskilt sealt ilmselt peaks midagi nagu välja koorma hakkama. Aga see just see näljatunne on oleks üks pool. Ja ma ise mõtlen selles võtmes, nagu ma ütlesin, et pigem nagu liberaalne. Et mida me ise nagu ära teha saame, et on väga tore riik, me võiksime nagu suunata ja anda õiged impulsse riigi suunas, aga ma arvan, et esimene asi on see näljatunde küsimus meie enda sees, kui me oleme ise ettevõtjad või juhid.
Nüüd teine pool, kui me riiki vaatame, siis see pigem võib-olla nagu laiendab veel seda kommentaari nagu olukorra kirjastamisest, aga tõenäoliselt ongi nagu häda selles, et sellist nagu kontseptuaalset tervikpilti ei ole. Neil on nagu jällegi isoleeritud vaated kogu aeg igasugustes valdkondades, kihtides, tükkides nagu. Ja see lõhub ära tegelikult nagu selle võimaluse, et öelda, et nüüd nagu siia võiks tarku minna panustada, eks ju, mingi perioodi või kuhugile teisele poole. Pigem sellised nagu mõtted. Ma ei tea, kui palju see vastust nüüd oli, aga võib-olla mõni selgitus.